See, mida te siin näete, on Eesti esimene raamatule tehtud muusikavideo, millesse põnevusloo autor ka iseend sisse pani. Kui elu sihiks sead, soovin rikkalt surra, sul edu valem peas aitab lennata. Kui edukaks eriline reklaamitrikk raamatu tegi, küsime mehelt kohe. Hea meel tervitada stuudios noorkirjaniku või siis mittegi enam nii noorkirjaniku, sest kuidas sa ikka nimetab meest, kes on 5 romaani kirjutanud. Kuidas moodi te Allan selle peale tulite, et üks päev hakkaks romaani kirjutama, kirjutaks mitte ühe, vaid kirjutaks teise ja siis kirjutaks terve triloogia otsa? Tegelikult see juhtus tänu sisuliselt ühele ilusale juhusele. Et ma tundsin, et 2010. aastal, mis kuulutati siis teatavasti lugemise aastaks, et üks lugu on minu sees, mille ma tahan välja kirjutada ja kuidagi läks niimoodi, et see lool läks uskumatult hästi. Ja loomulikult, kui ühel lool läheb väga hästi, siis on väga hea mõte kirjutada sellele ka järg. Kirjutasin järgmisel aastal ka järje. Ja siis olid mul juba tekkinud omad kindlad lugejad ja sealt niimoodi edasi läks. See kõik kõlab nagu ühtpidi täitsa veenvalt. Teistpidi, kui ma vaatan juba neid raamatu kaasi, ega ta nagu juhuse oleks ei ole ka midagi jätnud. Et seal on esimesel või teisel raamatul on siin Janne Saar on kaane peal ja siin on Liis Lemsalu kaane peal ja Urmas Sõõrumaalt on võetud soovitus ühe raamatu sisse. Et seda te ei ole jätnud juhuse oleks? Noh, ütleme niimoodi, et siin on see mu kõige esimene teos, et näete, ma ei pannud isegi siia oma nime peale. Alguses ma läksin suht kindla peale välja, et kui see tekst läheb, siis ta läheb ja kui ta ei lähe, siis ta ei lähe. Ja tegelikult raamatute puhul on niimoodi, et mis on mulle ka ajaga selgeks saanud, et kõik see muu on paraku ikka teisejärguline. Et see kest võib olla kõik ilus, kui seda sisu ei ole, siis ei ole ikka mitte midagi teha. Et Janne Saar sai sellepärast valitud, et telast tollel hetkel Ameerika Ühendriikides ta oli selline Eesti LA girl, kes sobis ideaalselt. Ja sealt edasi see niimoodi läks, et sellest sai minu väikest viisi firma märk, et ma tundsin kuidagi, et lugejad võib-olla eeldavad ka seda, et kui ma lihtsalt teeks tavalise valge või musta esikaane, et see ei oleks päris mina. Te olete õppinud reklaami ja turundamist ja ega te vist ise ka, ikka olete keskmisest edevam mees, et kui ma nüüd vaatan siin viimaseid raamatukaasi, siis minu vastas istuv meesterahvas ja siis siin olev meesterahvas on ikka üks ja sama. See triloogia, kusjuures see on üks kihvt story, et ma kirjutasin 2 raamatut valmis ja siis mind kutsuti ja raadiokaas oli kunagi analoogne siis raadiosaade, nagu teie siin teete. Et kui siin me olemegi oli selle nimi, et Ingrid Peek juhtis seda, et lõpetuseks intervjuu juba läbi, et ütles, et kaua sa neid naistekaid kirjutad, et mul on isegi see sõnastus, millest ütles, et tõmba üks macho vurr käima. Ja siis ma mäletan, et mul oli Ameerika reis oli ees just vahetult pärast seda saadet, et tavaliselt, kui ma raamatu valmis kirjutan, siis ma lähen natuke puhkan sellest ja kuidagi New Yorgis tuli üks idee tõesti, et teha siis üks meeste romaan ja 2012 siis oli aasta toona, mil see ilmus ja siis hakkas tekkima selline nähtus nagu Instagram hakkas võimust võtma, et kus siis selline pilt või selline inimene ise oli enda kõige paremaks reklaamiväljundiks ja see tuli nagu pigem sedapidi. Aga mis sa salata, raamatu autor ise on alati ikkagi kõige parem müügimees, see on ajaloost teada-tuntud fakt. Nii et. Ehk et kui kirjutada põnevikku, siis kõige macho mees, keda kõige lähemalt tundsite, oli see teie ise. Tegite korraliku fotoshooti või selline pildistamise sessiooni, relvad ja need armid ja kõik, mis käib ja siis läksite kaane peale. Kas siis nagu aitas müügile kaasa ka? Ma väga loodan jah, et kusjuures tekst on ikkagi olulisem. Et ma olen alati öelnud, et üks kaasaegne romaan peab suutma mängufilmiga täitsa võrdväärselt konkureerida. Ja minu raamatut ma olen võtnud sellise sihi, et nad oleksid hästi sellised filmilikud, et kui need siin isegi seda küljendust lapata, et siis peatükid on sellised kiired ja kergesti haaratavad. Ütleme, et õhku on vahel ka natukene, et saab korra hinge tõmmata kahe peatüki vahel. Kindlasti, et inimesel lugejal peab laskma puhata, et ta siis
selle asemel meil on ju tänapäeval muid selliseid ärritajaid nii palju, et nutitelefonid on raamatute kõige suuremad konkurendid, et aga te ei ole alla andnud, kirjutate selliseid päris kopsakaid teoseid ja loodate, et inimesed neid tahavad lugeda. No palju nad on tahtnud lugeda. Esimene läks anonüümselt, peaaegu anonüümselt, külje peal oli küll nimi, aga otse peal ei olnud. Edaspidi läheb aina isiklikumalt juba oma fotoga pildid. Ostavad siis, palju ostetakse? No ütleme niimoodi, et kui sellel esimesel osal ei oleks nii hästi läinud, ega siis ei oleks neid teist kahte osa tegelikult tulnud ka. No mis tähendab hästi Eesti mõistes? Eesti mõistes hästi on 3 tiraaži, ma arvan, et... Ja tiraaži suurus? No ma selle jätaks võib-olla enda teada, et keskmisest suurem, Eesti keskmisest suurem tiraaž. Kusjuures aga kõige edukamaks peab ikkagi seda oma debüütteost. See on esimene siis Eesti noorte romaan, mis on tõlgitud inglise keelde. Ja esimene Eesti noorte romaan, mis on näiteks iTunes shopis müügil ja Amazonis. Ja sealt ka läheb? Noh, sealt ei lähe nüüd nii hästi nagu mõnel maailma menukil, aga siiski läheb jah. Ja ma arvan, et see on juba Eesti sellisele noorte kirjandusele on see selline märgilise tähtsusega, et sealt ka juba läheb just. No ma kujutan ette, et vaata juba tahavad täpselt teada, et millest kõik raamatus kirjutatakse ja kust see põnevuslood argnevad. No, ilmselgelt on näha, et siin üks on 400, teine on 400, järgmine on umbes ka sama palju lehekülgi paks, me ei jõua seda ümber jutustada. Ma jätkan ikkagi seda eelmist joont. Ehk siis tuli triloogia viimane raamat ja siis te mõtlesite, et no peab veel gaasi põhja panema, midagi peab veel tegema, et inimesed raamatut märkaksid ja siis te otsustasite. Nüüd hakkan ma laulma ja ma laulan sellele raamatule loo ja siis kõik tahavad ikkagi mu raamatut osta. Lisatiraažile, et see raamat tuli 2016 tegelikult välja, et see lugu tuli siis ajendituna ütleme siis Hollywoodi siis menukitest, et mis teatavasti siis Ameerika kultuur tuleb järjest rohkem imbub noortesse kaugelt ookeani tagant. Et ja kuna Eestis ei olnud veel Eestis on üks kirjanik veel oma raamatule soundtracki teinud, nagu siis kassahitte saadab, et siis ma mõtlesin, et miks mitte olla esimene. Ja te olete ikka nii enesekindel, et ei hakanud kohe mõtlemegi, et noh, ma ei tea, paluks Koit Toomet või Ott Leplandi või kedagi. Kui laulan ise, kui kirjutan ise ja kui tulen kaanele, siis olen ma ka ise. Käisid erinevad mõtted tegelikult peast läbi küll, aga kui oleks näiteks pakkusite siin Koit Toom, oleks keegi teine selle laulu võib-olla, sellest oleks saanud lihtsalt lugu, et raamatud ikkagi on sellised, raamatuid seostatakse hästi palju autoriga ja kuna ma õppisin noores eas laulma, ja mitte, et mul oleks kunagi olnud lauljaks ambitsiooni saada, siis läksime stuudiosse, mul oli kindel visioon, et see laul peab kindlasti duett olema. Et duetina need sõnad olid niimoodi seatud, et duetina kõlas nagu väga, väga hästi ja väga stiilipuhtalt. Kui elu sihiks sead, soovin rikkalt surra, sul edu valem peas aitab lennata, siis helikiirusel õhku lased end kanda, sa siin ja nüüd. Üksinda kõike saad, oma teed sa käid, tunde maailm kauge näib. Jäiste silmadega suudled, Martini klaasi heidad tulde. Pilke paljusid tõmbad, häid ja kadatäid, põluv veetleb blondiin. Lõpuks hoomad neist mõnda, pillud sädemeid, inimsaatus on piir. Allan, kuulge, nüüd on vist kõik tehtud, jah? Et ega enam midagi rohkem ei anna. Päris hästi tuli ju välja. Ise olete rahul? Mina ei ole see õige hindaja. No hinnake ikka ise ka See lugu on ju nii vähe valmis olnud, et mina olen selle naishäälega väga rahul, nii et see tuli 2 pikka päeva olime seal Kõue mõisas ja ma arvan küll, et maitsime endast parima ja kuidagi ikkagi kui esimene Eesti soundtrack, siis kannab selle välja. Kuulge, mis siis nüüd edasi? Kirjutate jätkuvalt romaane, uued ideed muudkui küpsevad. Mis te selline tulevikuvisioon või tulevikuplaan on? Üks raamat on inglise keelde tõlgitud. Tahate te maailma vallutada, tahate olla tõesti bestsellerite müüa üle ilma?
ma arvan, et igal kirjanikul peaks olema selline ambitsioon, et ta tahaks, et üks tema romaan saab selliseks tõeliseks maailma bestselleriks. See triloogia, see on Eesti elu, see on selline, see jutustab see, kui me just sellest viimasest triloogiast räägime, et ta on selline Eesti keskne ikkagi, ta on selline eestikas, et sellega kindlasti maailma ei plaani vallutada, aga need kõik 5 raamatut on noorte romaanid, et edasi ma vaatasin just täna hommikul arvutifaili, et 11. novembril alustasin siis oma esimest täiskasvanute romaani, et mu kõige suurem lootus selle peale on, et äkki saab sellest ka ühel heal päeval triloogia, et ega see kõik sõltub ikkagi lugejatest, kuidas lugejad selle vastu võtavad ja kuidas ma ennast nii-öelda siis täiskasvanute kirjanduses tõestada suudan.